Aga nuusuta näiteks. Vankri määra või? Mees ütles mõnus. Mõnus, vapustavat, hea. Siiamaani on see on määre, seda on kasutatud ajalooliselt kõikide vankrite ja hoburiistade määrimiseks ja kaitsmiseks. Et see on nüüd kasetohus tehtud. Kasest tehtidegi tökatid. Aga Jah, täitsa kaselõhn. Kaselõhn ja kes lähemalt loeb, saab siin veel saladusest aru, et siin vedeldiks ei ole tärps, vaid piiritus. Jah, seda lõhna oli tunda. piiritus, seda midagi oli küll. Ja mitte tehniline piiritus, jah. Tähendab, lõhna oli tunda. Ja muuseas ei ole puupiiritus. Roslogi mahakon on siis see, kui nad võtsid kasutusele õli ja andsid nii-öelda paadile sellise meeldiva välimuse, mahakoni välimuse ja samal ajal on ta hea eeltöötlus immutamine, eks ole. Ja kui see paks tõrv on peal pärast katteks, siis selleks alguspuidu küllastamiseks, läbi immutamiseks, et puit ise jääks veekindlaks. No vot, see on nüüd tooteks tehtud, et siin on natuke mürki ka, kuigi ta on ökotootja poolt nii-öelda Soome oludes valmistatud, siis siin on natukene hallituse vastast ainet ka. Aga kui on olukord algul käest läinud, kui on olukord algul käest, näed, liiter on 8.38, mis pole üldse palju. Ta on hea katvus ja müügimees müügijutuks, aga niipea kui ta soomlastelt meile tuli 12-13 aastat tagasi, kui ma õues seda kasutasin lille resti juures, see rest peab siiamaani vastu. Et teised on 3 korda vahetunud tavavärviga. Et ei, see on tõsiselt. Aga kui all juba hellitab või mingi rohkem on jama, siis tuleb algul töödelda, aga sellise asjaga, mis pärast tõrvaga konflikti ei lähe. Et siin on üks näide siis, naturaalasjadega ei lähe konflikti, on selline segu, mis siis hallituste hästi toimib. Või kui on vaja, et jääks lasuurseks. Sulata sul tõrva ülesse. Jah. Aga põhimõtteliselt ongi kaks, ütleme ajalooliselt, kõige vanem on ikkagi naturaalne puutõrv, eks ole. Sellega noalaeva juba tehti nii seest kui väljast. Ära tohtaks, mida me nii. Okei. Ja traditsioon oli siis, et seda sama tõrva siis vedeldati selle tõrvakusi ehk terpentiiniga, eks ole, algselt. Sai vedelama küllastanud ja pärast sellega. See on nüüd naturaalselt tehtud tõesti vanadest kändudest, mis on siis seisnud ja nagu vaja. Männikändudest saab kõige parema. Oota, kas see on läbipaistev? See on täis läbipaistev, kui sa tahad, et puu jääb paistma. Aga sellega saab metalli ka, on ju? Jah, see on kõige parem. See pista Arneli pihku ja et oleks inged tehtud, ma tegin talle inged ära, puhtaks ja pritsisin ära, lihvisin ära. Aga mis siia alla käib, lihtsalt tuleb hästi puhas puit. See läheb ise, see imbub sisse ja seda võib 5 kihti ja samuti iga aasta võib mingit mürki alla panna ei ole vaja. Kui sul on käest läinud või mingi juba hallitab, siis mürgi peal hakkab. Aga väga agressiivses keskkonnas see ei sobi, ma kardan. No ei tea, aga ta on maailma kõige tuntum ja traditsioonidega siis selline õige paadilakk. Praegu müüakse paadilakki nime all ka neid naftaasju. See on kvaliteet. Ja see, et puhastada aluspind domestasega. On domestas. Ja, et tavaline inimene saaks ka aru, aga see ei pea domestas olema muidugi. Aga ühesõnaga pinna pesemine on esimene. Aga ühesõnaga meie täna mõte ongi siis see, et algselt teeme ise siis tõrvaõli, mis siis imendub, kui kohad, mis vajavad ja edasi on siis tõrvavärviga katmine. Et Arne Vaik mulle vähemalt telefonis ütles, et ta tahab tumedamaks mustaks saada, et siis paneme pigmenti juurde. Parda ääres
sagedust tõstab. Seda ära ei unusta. Lasi eelliiva Britta või selle. Vaat seda ma võin küll nühkida. Paadi peal. Oleks kord läinud ja siin kõhpunni. Nii et kõht on pikka aega teha. Mina võin ka pitseldada. võid. Ta on see mõnus pints, tal on nii hea pints. siin on nüüd siis puhas tõrv, mis siis ajame natuke soojaks, et voolaks ja kohe ära ei tarduks pintsli all. Sellega hakkame siis neid pragusid täitma. Et suurematele pragudele, mitte suurematele, aga sellistele väiksematele pragudele piisab sellest tõrvast. Ei pea siis takku isegi vahel toppima. Hopsti. Oled liiga palju. Ma ei ole kunagi liiga. Ta tõmbab pintsliga laiali. Kuidas te nüüd mäkerdate? Kuule, pragudesse paneme seda paksu tõrva praegu. Aga jaa. Et see on nüüd lahjendamata Saaremaa paks tõrv, mis siis See teeb heaks. et täidab praod nagu ära siis. Natuke peaselt läbi. See on kõik selle... Aga ma ei tea, mulle tundub, et teda ei lähe üldse palju või? No vaata, pärast tõmbame kõik üle veel. Praegu on see pragude tihendamine. Ja kõik üle tõmbame vedelamaga, siis ei lähe nii paksuga. Pärast on muidu järgmised aastad raskem teda puhastada. Aga on ka paksuga tõmmatud ja ajalooliselt ju see paksu tõrvaga tõmmatigi Eestis. Õli on hilisemas. See ongi naturaalselt, sul on ikka päris ehe aine, mis nagu linaõli värvid kõik on ju täpselt samamoodi, eks ju. Jah. Ja sul on see, sul ei ole mingit värvi. Tead, midagi ei aura ära, noh. Sul on vesi värv, siis see ju 60% aurab ära see vesi. Või sama nende petroolivärvide. Näeta, mis keelatud olid. Nagu palun ja. Ega noh, terve selle jaoks ei jagu sellest tõrvast Vaata, kui ilus ta oleks muide. Vaata, hakkab minema. Ta on ikka väga. Aga see on pärast puhastamine ja mahakoorumise oht on selles mõttes, et kui paksult peale saab, siis läheb klompi. Kuivab klompi. Pärast on kehv maha saada. Jah, ikkagi need kohad. Tead, ta on jälle kõik. Tead, et prao kohad pigem, jah. Jälle peab panema sinna. Paneme pärast õliga. See prakku katsu niimoodi, et ta läheb siia prakku niimoodi. Niimoodi kohe, niimoodi. Niimoodi sisse lükata, jah, sinna. Karvad vahele lähevad sinna. Pintslikarvad siis. Niimoodi. Juuksed. Kõik korjame tulemuse nimel. Kummaga näed teraseks, jah? No kes julgeb tüdrukud? Ato. Mitu градусов? Mitu? 92. Надо пальчиком попробовать. С этой баночки капли драгоценные вытекли. Что, как духи?
Малой пахнет. Nüüd on vaja seda jalga määrida. Это вот знаете, точно вот база. See on tselluliidi vastu. Шишки. Kellel tselluliit, see teeb tema surma peale. Siis on kõik nõus igas asju. Nüüd hakkab tõrv tulema, jah? Palun! Aga see pole halb, vaid see on hea, et siis ta kestab ja siis hoolitsed ja vaatad üle oma paadi põhja, et kuskilt katki ei lähe, vesi sisse ei hakka tulema, kindel värk, et sellega võid merel julge olla. Aga seda tuleb ka seletada, et sellise värvilise peaga ikka ei sobi see paat. Sobib küll, vastupidi. Mere ja see päikseloojangu värvid ju. Jah, just. Juuksed võib tõrvaga üle kasta, siis on üks värv. Tõrvasampoon on olemas. On olemas, me oleme seda kasutanud isegi. Ja saunas kasutame tõrva ja puutõrva, see on väga hea asi. See lõhnab hästi, aga eluhoonet fassaadis ei soovita kasutada sellepärast, et tal on ikkagi... Ta jääbki elavaks, ta tegelikult ei oksudeeru ära nagu linali. Kasu või? Paksu tõrvaga. Selleks me nagu pragusid sulgeda, kasutame seda tõrva. Ja kui ta on vees natuke kuumaks aetud, siis ta on nutku voolavam. Ja enam vähem vist. Et vaatad selliseid kohti, vaatad, kus siin on naelavead või need vahed ja tõmbad seda paksu tõrva siia vahele niimoodi, et kohe julgelt, aga parasjagu. Jah, võiks kohe julgelt panna peale neile. Kohe niimoodi tupsutada otsaga neile naelakohtadele, et täidab selle augu ära ja siis tõmbab laiali veel. Hiljem me käime tervet õliga üle. Mis sa selle tarkusel nüüd peale? Ei no ma proovisin ennem seda teist. Aga sain aru. Õpilane mõtestab pead ja pärast nagu pool tundi rääkinud. Isegi mitte pool tundi. Paar minutit. Aga liimime siis. Tuleb mul suhteliselt juba iga kõvaks, peab uuesti poti tulema. Kumma omadus, sekoili või mellu või? Mõlemaga. Vahet ei ole, jah? On väike vahe. Kummad saab paremini? Amellol vist jätab läike peale või Jätab nagu ülegi. Peab püsima. Ei, mitte peab püsima, ma tean, rõdu või kätma, aga ma ei tea, kas mõlemad kaks või ainult üks. Aga jälle siis vabatahtlikult saada seda. Üle ei tõrva. Ei saa vastu. Ma praegu... Jah, et ma... Ja kui on kohalikud vastajad... Kui siin mõni purjekas kuhul siin Ai, siin on vabatahtlik pääste peaks siin olema peal. kes teda päästab seal? Kes ma usu vabatahtlik pääste on? Aga Aagi teab sellest rohkem. Kõrvaga.
mingi ära seganud ja see asi on küll toiminud, et katusel on, püsib kohe. No see Aimari ülemine osa on ka värvitud, nad pandud seda muldvärvi natuke sisse. Just. Siis annab niisuguse. Paneme juurde või ei pane või? Ta jääb isegi vaja. Ma loobuks ka, jah. Et kui tal dekoratiivsel eesmärgil kuskil. Ma panen siia tunde. Noh, alla 3. Segamise koht. Ja siis on tõe hetk. Kui on vedel, siis paneme juurde. See on hea, jah, et alati juurde panna. Lõpuks on nii, et pott on ääreni täis ja Õnneks on see mitu potti. nagu ma suppi teen tavaliselt. Ükskõik kui suure kastruli või poti ma võtan, kui ma hakkan suppi tegema, saab see alati ääreni täis. Ja. Paned natuke seda, natuke teist. Õli natuke vähem. Kes teil teab? Õli selline natuke rohkem kui pool sellest. On 2 osa tõrva, 1 osa õli. Ja tärpentiini ka mingisugune surtsakas. Täpsu nüüd jah, et ta hakkaks pitsi veel nagu jooksma. Soomlased alati rääkisid ka, et tärpentiini tuleb alati panna, siis see aitab. Ave! He says we can go here. We can become famous. Hi. So what I wanted to show you is this. This was used for training purposes for the Soviet troops to show them what footprints would look like on the sand. So I do understand this. This is a moose. This is a bear. This is a wolf or a dog. Everything interesting. But why would they have this, right? They must have not been that bright because they needed this to show them what a footprint looks like. Yeah. This is here human, barefoot, in case you didn't know. When you go to the beach and see this, it's not a bear. Okay? Pretty interesting. Right, let's move on. It's not done, so don't worry. You won't become famous.
nii kaua tõmbad, kuni läheb järjest peale ja peale ja peale. Just, vedelat peabki niimoodi. Paks on pärast, kui on all niimoodi. Panna paksu võib ka mitte. Sellele me oleme proovinud siin panna veepiirist allapoole, vahet ei ole, mida sa paned sügiseks enda kadumselt. No ma ütlen, huvitav oleks seda Punavikingi laev siin täitsa paksu tõrvaga üleni tõmmata, aga see sama risk jah. Siis ta muutub selliseks süsimustaks, selliseks mõnusaks käkiks. Nüüd on amet vaja. Muidu saame ennem tehtud siin. Selles mõttes, et paneme tõrvama. Ei, no vaata ongi, pärast nõuab uuesti. Yeah, we have been rowing here like 6 hours per day. 6 hours? Yeah. It's hello rowing. Selle hooldamise käigus ju ütlesid. I can imagine. It's very interesting. Tommy's from Australia, but our grandparents, me and my grandparents are from Heinaste. And the grandparent is like one of the builder of Heinaste Maritime School. Okay. And it's like, Kes see imelik Aimar on, kelle nime CT. Kes on Aimar? yes. Kelle järgi nime sai? Küsima. Proud maritime history. Anti, kes on Aimar? Miks ei ole Anti see laeva nimi? Aimar on üks kohalik seel, kes annetas raha selle laeva jaoks. Sponsor. The name of the ship is named after sponsor. Yeah. Sponsor. Paid. Okay. And also Money to build the ship. in old times ships didn't have Sounds any reasonable. woman name. They were named like dragon or snake, sea snake or something. Ma ei tea, mingi tõelõmm poleks hästi suur. Või Stig Vallutaja või? Läheks leidma. Usually such small boats were just rowing. 2010, yeah. Was launched, we started 2009. And it was built here, in the very same place here. On the 10th, we built it in winter time. These are old, yeah? Yeah, these are old. We have sail corpus and everything. But usually we are rowing. Noh, palun. Actually, it was originally it was a fjord boat with 6 oars. 6, yeah. And oars means not 3 men rowing, but 6 men But rowing. 6 men. Yeah. They take one oar One only. per oar. Yeah, okay. And without any sail, we put the sail also there. It is sailing also very well. Ah, I see. Very fast, like Formula 1. It would be, yeah. Very fast very boat. quick and fast, and it will not. Like Viking fighting. Sõjapealik. They are rich people. I see. Warlords. Warlord had to go first with a very big ship and small ships that Follow. follow. That's fantastic. And in Estonia here we found in Saaremaa also 2 Viking ships, quite big ones. And yes, it was like already we were dating to 8th century. What sort of condition? Very deteriorated or still? Nothing left. The Dragon racing boats, they are pedaling just, and this is from China or somewhere there. But Dragon ship, it means that it also usually has Dragon head like this one. This is Dragon. Oh, okay, yeah. And we had Dragon heads, and because it is long, it is quite narrow on proportions, narrow and very long, and there was rowing, also sailing and row, but on oars it was usually like 30 to 40 men. So this is like a... Tõmmaku vasakule, vasakule. Edasi ja tagasi, jah?
jälle, kurat, ütleksime nüüd niimoodi, et push-up jääb puudu praegu siit, kui nüüd siit niimoodi filmida, kurat. Teeme nüüd niimoodi, et oleks nagu hea vaadata kõigile, eks ju. Ei või, ma ei ole veel seal. Oota, ei, kõigepealt oodake. ma võtsin aga harjaga siit üle. See on nüüd see paks. Ja paksuga tuleb siis need kohad, kus on naelad ja siit alt tõmmad. Ja need augukohad ja vaata, kus on praod. Mul on ka paks. Nagu need. See peaks olema vedevam. Kas need on ka augud siin mingid? Jah, augud ja võite 2 pintsiga selle paksuga teha need. Aga mis ma pean tegema? Eks sellega pärast, kui paksuga on tehtud, siis vaata, siin on ka, vaata praod, need praod tuleks kohe tihedalt kohe tupsutada. Vaata, paksult võtad siis. Ma saan aru. Paksult ja tihedalt. Ühe tihedalt tupsutada. Kohe vaned. Taipasin. Ja siis siit alt. Jaa, sain aru. Jah. Tupsutajad on siin nii. No nii, ja fotograafi filmijad, palun. Tupsumemmed siin. Ja kirjutage kõik. Mina pean üle midagi asjaga tegema. No, on korralikku. Nii, paksult panen. Pildistab pidevalt. Noh, Pildista, jah. Mina ei tea, kas ma teen õiget asja. Üle peab tegema. mina teen küll väga õiget. Sina Traod kõik paksult. tupsutama üle. Nii, no. Jah. Ma loodan, et sa oled teel käsmu. Ärge sellest vanast mustast. Ma muidu lähen õigesti või? Tupsutada võib pragusid niimoodi, et sinna sisse. Kuhu? See põhjani välja? Aimar hakkab saama tõrvast. Harjaga. Rusty nail places. I see, just the places. Yeah. And lots of bones of men. Like bones and swords and shield tools. So impressive. Tõrva täis lükata. Ülejäänud tuleb tõrvaõliga. See on kõik asjalikud osad. Töötavad Tom Sawyeri. Ma kohe tunnen. Oota, pane meile puljad ette, see tupsutab. Ma panen järgmise purgi sooja. Ma panen järgmise purgi. Tegelikult ei kuulu nii palju ära, see läheb ära. Hakkab vedama juba. Õli tuleb näed juba otsa siia. Jah. Mõnus ja vaikne. Rahvast palju ei ole. Aga need, kes on, need on tublid. Jah, need on tublid ja hea seltskond, ütleme niimoodi. Hea seltskond. Nii. Ikka. Te olete väga oodatud, et lõpuks saab hakata rääkima ka paatidest. Muidu ma siin lihtsalt tõrva paelan. Jaa, tore. Läge ikka. Tupsutusmeeskond on Väga siukene Tom Sawyerlik. Läheb hästi, on ju? Tähendab, meie oleme siin 2 Tom Sawyerit kõrval, eks ole. Annika. Kurat, kuidagi peab ju rahastajatele tõestama, et rahvast oli, ärge naerge. See on kõige tähtsam koht praegu, 2 tükki korraga kaadris. Seda ei tule siin veel enam mitu tundi jälle. Me võime teha. Kuule, vaata. Kuule, ala siit natuke seda tõrva siia. Voba! Anna see mulle. Anna. Kes see tupsutada? Sina tahtsid tupsutada, jah. Anna see mulle. Peab Kaju olema siin pildis. Jah, mina ja lapsed issand juba. Pildistajaid on rohkem jälle. Tööd ei tehtagi. Ilmijaid ja kõik on ümber nii palju. Ja nüüd minge pildistavad kõik pildi peale. Siis näeb, millised massid meil. No nii. Kõik tahavad Davai. puutõrva. Kõik pildistajad. Jaa, kõik siia äärde. Kõik peitu, jah? Nii, tule ruttu siia peale, siis on näha. Tule siia kuhugi ka. Saame. Vabandust. Väga hea. Aitäh. Need massid olid. Kas sellega tohib võtta, mis see siis siin on? Ja sellega. See ongi jah selle jaoks. Tõmba pildid mõlemad
tuuksutada pigem või? Astu, astu. Sest ju neid usutab hoobi. Nagu vanasti, siis kui mingisugused puusuusad olid. Saunalõhnad on ka meie lemmik. Kõrval. Kui läheb selliseks värske. No las tilgub